tere, Kaur! Tere, Olavi! Tere tulemast siis Köie jutud podcasti. Räägi siis, kuidas sina sattusid köitesse siis? Sattusin ühel tantristlikul töötoal, oli nagu märksõna oli siuke köied ja see endale üllatuslikult ka niuke pani nagu silma särama, aga siis kuidagi see oli hästi siuke nagu leebe või siuke hästi tagasihoidlikult oli see nagu kõik sisse toodud see asi. Aga kuidagi hammas sai verele ja siis Virge siis kuulutas välja, et Virge ja Reili, kes on ka sinu podcastis käinud, ma tean, kuulutas välja, no siis oligi Shibari algkursus siin Tartus ja võtsin osa, hakkas meeldima, sukeldusin sisse ja siiamaani upud kogu selles vägevas maailmas. Mul vaatan, et sa oled siin Tartus päris suure kommuuni loonud, et sa oled minu silmis siuke Tartus selle Shibari eestvedaja nii-öelda nagu, et ma just siin tegin, mul täna just lõppes näitus siin Tartus, Shibari näitus ja kuhu sina kutsusid mind seda tegema, nagu aitäh sulle selle eest. Ja ma vaatan, et nagu niivõrd palju nagu inimesi on tulnud nagu Tartu Shibari kommunist siia nagu näitusele vaatama, et see on nagu puhas testament sellele, et sa oled nagu niivõrd palju inimestes nagu huvi tekitanud või hoiad inimestes seda Shibari lõket õitsel. Et räägi siis Tartu Shibari elust. Jah, et kui siin Shibari maailmasse sukeldusin sisse, et siis vaatasin, et enamasti selliseid kommuuni või kokkutulemisüritusi on ikka Tallinnas. Aga mingi hetk hakkas nagu Tallinnasse käimine hakkas nagu liiga kulukaks juba, et siis Matlega kahekesi ükskord istusime koos ja mõtlesime, et aga miks me midagi Tartus ei tee, et teeme siin hoopis siukseid sarnase praktikaõhtuid nagu Reili ja Marko teevad Köie paradiisis. Et siis hakkasin vaikselt pihta. Alguses enamasti oli inimesi, keda ma teadsin, kes on Tallinnast, aga siis tuli veel ja lõpuks tegime ka Facebooki grupi Tartu Shibari, et sealtkaudu hakkas see nagu levima. Ja nüüd 1,5 aastat oleme konstantselt iga kuu vähemalt korra kokku saanud ja neid silmisõhtud teinud. Et jah, see nagu regulaarsus ja inimeste nagu huvi ja et see on levinud ja mulle väga meeldib see, et ja tore, et see inimestele korda läheb. Ja nagu väga hästi oled mõjunud, ma vaatan. Mis sulle meeldib Shibari puhul? Mis sind köidab? Ma teadsin, et küsid seda. Väga palju, ma olen kuulnud selle Köie jutusid ka, et need vastused ilmselt on suurest osas nagu sarnased, et siuke sõnada ühendus või suhtlus, mis võib tekkida tegelikult seal. See mingil määral, vähemalt see viis, kuidas mina sinna lähenen, et see mingil määral sunnib sind vaikusesse ja mitte ainult verbaalsesse, vaid ka sisemisse vaikusesse. Ja seal tekib siis teatud teistsugune suhtlusstiil. Seal on väga palju ehedust, väga palju usaldust. Ja mul just see meeldib, et alati see õnnestu muidugi, et iga sidumisel või ka siis, kui partneriga, kellega pole varem juba kohtunud, esimesed sidumised. Aga kui see õnnestub, siis on mul kohe nagu naerab pärast seda, et selline kuidagi hingelähedus tekib, ma ei tea. Ja ta teeb kuidagi lähedasemaks jah, et kuidagi sa tead inimest nagu teisest küljest kohe nagu, ja sa oled kuidagi näidanud nagu enda teist külge ka nagu. No seal on ka see, et seal on ikka mäng see, et domineerimine, allumine. Ja kui siis see partner sind usaldab ja ka tõesti nagu läheb sellesse allumisse ja usaldab ja sellega kogu lõdvestub, et siis selle nagu Köie pingest ka tekibki siuke uued asjad tulevad välja ja seda on nii ilus nagu näha, et selles ehedas momendis. Ja et nagu need minu jaoks ka nagu, et läbi nööride tulevad igasugused mulle meeldib, ma hakkan mõtlema, et Shibari on tihti nagu siuke nagu
liivakast, kus sa saad nagu mängida emotsioonidega, et sa nagu, kui sa tekitad häbi, sa ei tekita kellelgi nagu päriselt häbi, vaid see on nagu mänguline nagu, et see on nagu turvalise ruumi, kus sa saad nagu mängida häbiga või siis valuga või hirmudega või siis naudinguga või millega, et sellel nagu, tal ei ole nagu jäävat väärtust nagu, et ma nagu ei ürita kellelegi mingit jäävat, mingit traumat sealt külge jätta nagu onju, aga lihtsalt see on lihtsalt nagu mäng, millega me mängime nagu onju, ta ongi nagu siuke nagu emotsioonide liivakast nagu nii-öelda. Jah, ma olen nõus, et ja mul lihtsalt üks siuke kogemus oli ka, et kus nagu ma arvasin, et ma nagu ei naudi seda, et tavaliselt ma olen harjunud võib-olla sellised, kus ilmselt, kus nagu tõesti ongi see, et mina domineerin ja siis seotav on nagu alluv või selline nagu taltsas, aga siis kusjuures ühel mänguõhtul üks paar palus, et ma seoksin neid ja noh, põhiliselt naispoolt siis seal paaris. Aga see naine oli noh, niivõrd siukses isegi juba domineerimas elemendis ja natuke siuke aga mitte allaandlik. Ja see, mis nagu dünaamika tekkis seal, et lisaks emotsioonidele see võib olla lihtsalt puhtalt see nagu olemuse või energia nagu mäng umbes, et vahepeal oligi see, et me hakkasime nagu kaks võrdset olid seal umbes niimoodi, lihtsalt ühe käes on köis ja lihtsalt nagu proovi paigal olla nagu. Aga noh, ma ei tea, ma ise nagu tundsin, et mul läks nii palju energiat selle nagu olukorra manageerimiseks. Aga ja mõtlesin, noh, see nagu läks metsa ja no, ma ei näinud ühtegi mingisugust nagu tavalist reaktsiooni, mis ma tavaliselt näen aastat poolel. Aga pärast nagu jagades tegelikult tuli välja, et see nagu oli täpselt õige ja see oli kõik nii nagu pidi olema ja ta väga nautis tegelikult isegi nagu noh, temaks isegi nagu erutav, et selles mõttes, et siuke nagu võrdsega seal kahekesi olla ja ikkagi nagu noh, see nagu vastu panna mingil määral, et seal noh, see mõtlen, et täiesti üllatuslikku asju võib sealt välja tulla. Jaa, see on sulle hästi öeldud, et sa arvad ühte, sa oled harjunud nägema mingeid kindlaid reaktsioone nagu, ja siis kui seda ei tule, siis oota, mis siin toimub, on ju, miks sa ei käitu nii nagu kõik teised nagu. Noh, mis ma just jagasin, et seal oli ka selline huvitav element, et noh, väga raske oli tavalisi reaktsioone nagu välja saada, aga kui midagi sain, siis mõtlesin, et väga hea, nüüd ma sain, ma teen seda veel. Aga kurat oli õppinud, ta ei teinud enam seda ja mul jälle siuke paras nagu mindfuck käis ringi seal, et aga lõpuks nagu tegelikult oli see nagu niivõrd nauditav ikkagi midagi teistmoodi teha. Just. Jah, eriti kui sa avastad mingeid uusi pooli või uusi dünaamikaid nagu, et jah, et ja ma ei tea, palju siin nagu noh, tavaliselt räägitakse või keskendutakse võib-olla nagu seotava naudingule või sellele, aga tegelikult siduja nauding on ka väga oluline ja et kogu see ma ei tea, ma ikkagi see on niimoodi, et mul enda nauditav oleks, et just. Jaa, kusjuures ma ise olen ka vastanud, et ma vahest, kui ma teen nagu platoonilist sidumist, siis ma tihti lihtsalt lähen nagu puhtalt mehaanikasse nagu ja ma ise nagu lakkan nautimast nagu, aga kui ma teen nagu mängulist nagu, ehk siis kus ma nagu provotseerin teisele, siis ma pean otsima, et mida ma naudin selle puhul nagu, et mis on see, et kas ma nüüd praegu teen seda punutist sellepärast, et temale pakkuda naudingut või ma teen seda sellepärast, et see mulle midagi pakub nagu, et see on siuke huvitav niisuguse balansi otsimine, et noh, muidugi mõlemad on olulised nagu, aga mida sina naudid kõige rohkem siis? Ikka jah, need nagu reaktsioonid võib-olla, mis nagu, no see on kõige domineerimise võib-olla üks aspekt, et noh, kui sa suudad oma mingi tegevusega midagi välja võluda, et noh, see on juba siis nagu märk, et sul on mõju ja sul on võimu. Et see aspekt ja noh, ma ei tea, ma olen ise kõige selle nagu jooksul ikkagi ise nagu enda sisemaailmat ka nagu päris palju avastanud, et ka see on niisugune nauditav, et näed. Et see on ka nagu huvitav ja et üldse ka nagu aru saanud, et mis see nagu võim või mis see nagu domineerimine nagu tähendab, et kui mõni arvab, et siuke noh, et see on nagu võimekas inimene, kes kõige rohkem nagu häält teeb ja siis kõige rohkem, ma ei tea, käib ringi ja suunab ja selline hästi aktiivne, et pigem võib-olla seostaks aktiivsusega seda nagu domineerimist, juhtimist, siis ma ei tea, ma olen näinud, et
pigem vastupidi, et oma puhtalt selle kohalolu energiaga saad ka tegelikult väga hästi juhtida ja domineerida, et see on nagu enda sisemaailma tasakaal nagu mängib väga palju rolli selles. ja see tõesti on hästi palju erinevaid viise domineerimiseks. Ja minu jaoks isegi see, et minu kõige suurem challenge ongi võib-olla, et kuidas domineerida nagu häälega või nagu öelda, mida ma tahan. Mul on hästi lihtne nagu kehal inimesed nagu füüsiliselt liigutada, ütleme, et nagu ma lükkan nii ühtepidi või teistpidi või võtan ustest kinni või mis iganes. aga kui ma pean ütlema, et ma tahan, et sa mingi, ma ei tea, läheksid põlvile ja teeksid mingit loomahäält, on ju, siis seda on mul raske teha nagu. aga mis on sul mingid, mis on sinu jaoks mingi keerulisem ja midagi, mis on sinu jaoks nagu lihtsam? Midagi, mis on su superpower nii-öelda? Kohe ma ei oska öelda, mis nagu keeruline oleks, et ma kõike nagu õpin veel, et mingisugust, millega mul on mõnikord raskus olnud, et mingisugune ettekujutus võib-olla tekib alguses, et mis sa tahaksid nagu teha, et mõnikord köis juhib ise, et seal kõik ei jõua, aga see, et võib-olla mingisuguse asjas, mis ma nagu tahaksin teha isegi, et nagu köis ka juhib sinna poole, et siis on omal mingisugune ideaalpilt on olemas, aga see nagu lõpuks, kui paned seal keha peale, et siis ei tule välja, et seda nagu raske taluda, aga see on nagu mulle endale meeldib. Aga nagu tehnika korrektsemaks siis nagu või? Põhimõtteliselt vist jah, ilmselt on ka ikka harjutamise asi, et paljusid asju tegelikult peab harjutama Shibari puhul. Aga kui sa küsid superpower, siis ma olen leidnud, et niisuguse nagu nipsus saan nagu üsna kiiresti kohale tulla, et seda protsessi hakata jälgima ja vaatama, et kus see, mis see hakkab liikuma ja mis on. Et igasugused muud vaimsed praktikad ka nagu appi tulnud, et ja see kõik on nagu Shibarile ainult kasuks tulnud, et kui eks ole muidugi partneris ka, et kui partneris on hästi nagu võib-olla ärev energia ja selline nagu ma ei tea, kipub jutustama ja siis eks see ka nagu segab on ju, et siis võib-olla selle nagu maha rahustamine, aga kui lõpuks mõlemal on selline mõnus rahu nagu leitud ja mõlemad on valmis, et siis sinna sisse sukeldumine on siuke üsna kiire. Et see on palju superpower. Ja mulle meeldib mängida ka, et nagu sinulegi, et siuke midagi nagu teistmoodi teha ja selles, et aga võib-olla ka, et mis nagu ma olen leidnud, et mingid asjad tulevad intuitiivselt, mingisuguse elemendi tegemine, mis nagu pärast mõtled, et kust see nüüd tuli, et ma pole varem seda teinud või siuke nagu loomingulisus või. Et ja pärast kuuled seda nagu partneriga jagamist, et siis täpselt mõtlesin seda, täpselt tahtsin seda, mis mõtlesin siis nagu intuitsiooni kuulamine võib-olla, et see on siuke võiks öelda superpower. Ja mida tihti sinu arust nagu seotav nagu saab Shibarist, et mis on nagu nende see, miks inimesed naudivad kinnisidumist? Hästi kohene või on siuke olek võib-olla sidumisest, aga kui on selline tugevam, et siis kehaline lõdvestus pärast ja see tekitab ka selline, kes on seotud olnud, siis teab nagu rope high on ju, et siuke õnnis olek või aga mis see füüsiliselt tähendab, et väga palju kehast on lõdvestunud ja siis mõtlesin, et saad oma nagu siukses fluidumis olla. Ja mõnikord on öeldud ka, et see oli täpselt see, mida ma vajasin, et võib-olla see ongi see intuitiivsus võimaldab seda siis, et oma arust sidumine, mis minu arust läks nagu täiesti metsa, aga ma siiski proovisin ja kõik järgisin oma intuitsiooni ja kogu seda nii-öelda flow'd, mis seal meie vahel oli. Et siis pärast tuli välja, et nagu see oli täpselt see, mis nagu oli seal ja oli õige ja ehe. Mis oli üks viimaseid asju, mida sa õppisid Shibarist? Kõige viimane lihtsalt ongi nagu tegelikult siuke mehaaniline harjutamine peab olema nagu üsna tihe. Sest et mingid asjad peavad olema lihasmälus, eriti just siis, kui on riputamine mängus. Praegu enamasti on kõik nagu ühe riputuspunktiga, aga paar korda on olnud nagu mitme riputuspunktiga ja siis paratamatult lähevad võib-olla mingid köied segamini. Ja kui sa mingid asjad harjutad sisse, et ei jäta nagu mingisuguse pikki otsi kuskile ja teed oma seda, ma ei tea, DK-d või siis seda
riputuspunkti kehale ka nagu samamoodi, et siis seal tekib vähem vigu või ohtlikke vigu vähem. sest noh, viimane kord ka, et tegin ühtemoodi, nii kui õhku tõusis, et kuule, et see on nagu noh, vale, kuigi ma tean, et ma olen mitu korda teinud seda ja siis jälle avastad mingi väikse aspekti sealt, et iga detail on oluline, aga see on üks nagu õppetund, et ikka rohkem meeldib, noh, üks minu siuke vanasõna, mida kaasas endaga kannan ja proovin ellu ka tuua, et vist Jaapanist pärit, et ära karda sõdalast, kes harjutab 1000 lööki üks kord, vaid karda sõdalast, kes harjutab 1 lööki 1000 korda. Ja minu arust see Bruce Lee ütles seda ja kui käisin bachatas siis ma alati bachata õpetajale või seal tunni lõpus kõigile seal ütlesin, et ära karda bachata tantsijat, kes on harjutanud 1000 liigutust, vaid karda bachata tantsijat, kes harjutanud 1 liigutust 1000 korda. No siis ongi. see käib ka shibari kohta, et jah. Aga rääkides 1000 liigutusest on sul oma lemmik mingi punutis ka nagu? Mulle meeldib üldiselt vist ilmselt lihtsad detailid, et siuke tavaline fotomomo, käe või jala küljes, kas või käed risti ja siis paar tiiru ümber keha, et noh, see on ka tegelikult juba sellega saab nii palju teha, et mis ma olen kohanud ka, et kui olen õpetanud teistele, et siis kõik lähevad hullult originaalseks, no ma ei süüdista neid, ma ise olen samamoodi, et tahtsid ka eest, ma teen natukene tuhkemalt kui õpetaja näitel umbes. Aga tegelikult nende lihtsate asjadega saab nii palju teha, et lemmikud on lihtsad asjad. Jaa, mul on sama nagu, ma mäletan, ma harjutasin vist DK-d vist mingi iga hommik mingi 10 korda, ehk mis sain kuskil mingi 500 tükki tegin, panin kirja omale, mida ma harjutasin. Ja siis lõpuks peale 500 korda vastu, et mulle ei meeldi tiki. Sain ta perfektselt selgeks nagu, mul tegin seda nagu kunstiliselt hästi voolavalt ja siis ma vaatasin, et ma ei saa sellega riputada, inimestel käed põlevad kohe läbi nagu ja siis ma ei saa inimesi panna nagu selili, sest et käed ja närvid hakkavad kinni jooksma nagu ja et ta on nagu worst thing ever nagu aga ta on mul perfektselt selge nagu. Ja siis ma mõtlesin, okei, ma peaks leidma uue lemmiku nagu. Nagu teises front DK nagu. Jah. Ja siis, aga mulle väga meeldivad ka need fotomamad väga meeldivad endaga saab, et see on võib-olla leiab asendust nagu minu lemmikute seas. Ja räägi siis oma sellest koolist, oma Shibari tund, et mis sul siin Tartus toimub siis? Tegutseme Tartu Shibari nime all. Mina ja Matle kutsume kokku inimesi, kes on köie ja shibari ja sidumishuvilised. Meil on siuke traditsioon kujunenud, et iga kuu teisel teisipäeval õhtuti koguneme kokku ja siis mõnikord see teema tuleb ise, mõnikord leiutame koha peal, et mõnikord võib-olla päev või 2 ennem ütleb, et noh, mis siis nagu tahaks sinna tuua, aga üldiselt sisu oleks selline, et harjutame mingisugust huvitavat sidumist või sõlme või mingit kontseptsiooni. Ja siis alati see meil ei õnnestu, aga üldiselt tahame ka sellised, et siis lasevad kohale tulnutel ise vabalt harjutada ja siduda ja midagi juurde lisada, et seal põhimõtteliselt ongi võib-olla jätsid mingi ühe elemendi ette, aga siis noh, sealt kõik saab ju edasi arendada ja kõike ise juurde panna, et see on nagu formaat. Väga palju on küsitud ka algkursust, nüüd noh, see läheks ilmselt, kui see podcast ellu läheb, siis on see läbi juba, aga homme just on siin Tartus. Ja siis ka, et noh, kes paratamatult on seal, kui praktikaõhtu on, et siis kõik asju ei saa nagu näidata, mis on võib-olla väga siuksed baasasjad, et siis ongi hea, kui inimene käib algkursus ära, et siis tuleb sinna praktikaõhtule, et siis ma ei tea, baassõlme ei pea uuesti rääkima või noh, et kui missuguseid kohti näiteks vältida, et paratamatult on ka inimesed tulnud sinna, et noh, tulen lihtsalt vaatan, et mis on, jumala eest. Aga noh, lihtsalt kõigile võib-olla ei jätku tähelepanu, et ükskord oli, kus hakkasin nagu siin tavaliselt on alati, et neid liigeseid ja küünanukke ja neid kohti ei seo, aga kogemata ei märganud seda ja siis lõpuks ikka märkasin, aga et ei taha nagu sellega riskida, et pigem inimene võiks mingisuguse eeltöö või
eelkoolitus läbida ja siis tulla sinna, et see on, ma arvan, kõigil mugavam nii Shotoval kui Sidujal ja ja mul endal ka, et sest jah, Shibari, seal on ka ohtusid, nagu teadjamid teavad. Just. Et jah. Aga muidu sa küsisid, et mis me teeme veel, et oleme üritanud või mõelnud ka mingi rope jam'i, aga sel hetkel oli vist kogukond veel liiga väike, et seal sel hetkel ei tulnud. Et praegu ongi siukse nagu huviliste kokkuajamine, otsime ka nüüd uut kohta, sest meil vana koht kahjuks kadus ära. Et oleme arengus, võiks öelda, aga muidu Tartu Shibari Facebooki grupp, et sealt saab informatsiooni, mis toimub üritustest. Et selle nimi on siis Tartu Shibari? Jah. Vaat otsingusse, Facebooki otsingusse Tartu Shibari ja siis seal on kogu informatsioon olemas. Aga kas sinna teile, ütleme, koolitustel peab tulema oma paarisega, võib tulla üksi või kuidas see käib? Võib tulla üksi, võib tulla paarisega. Et kui on mingisugune sidumine või et sa pead ikka teise inimese peal harjutama, et siis et me ei kohusta, et keegi ei pea midagi tegema, võib ka oma peal harjutada nii palju kui saab, kui ei tule osalejate poolt nii-öelda paarisarv kokku, et siis kas siis mina olen seal, et minu peal saab harjutada või siis mina näitan, kuidas siis kohale tulija peal saab midagi teha või siis ka Matle siis on seal köie modelliks aitab samamoodi kogeda ka seda kinnisidumist, et oleme selles mõttes nagu abiks ja sellepärast me teeme ka kahekesi. Aga nüüd, kui inimene tahab, ütleb, et tulla Shibarisse, siis ta kõigepealt, mis ta esimene samm siis oleks nagu, et ütleme, ta pole varem Shibaris käinud, ta on Tartus ja tahab siin nüüd, et mis oleks tema jaoks esimene samm, jah? Kui ta tahab teiste inimestega midagi teha, et võib tulla kohale praktika õhtule, aga siis ma lihtsalt ütlen disclaimer'i ka, et ma ei saa võib-olla neid baasasju õpetada ja kõike nagu näidata, et siis võib-olla esimene kord võib natukene nagu kõrvalt vaadata, aga lihtsalt saada aimu, et mis me teeme seal, kes see seltskond on ja et tunda ära, et kas see on sinu asi, kõigile ei pruugi meeldida näiteks. Kõige ideaalsem variant muidugi on see, et kõigepealt tuled nagu algkursusele, neid Eestis siin tehakse palju, sina teed ka vahepeal, Köieparadiisis on ja sinu külaline Aljona ka minu arust teeb, et võimalusi on ja siis tulla sinna praktika õhtul, et siis on nagu lõbusam. Aga ja kui siis edasi minna, siis võib-olla ka otsida siis keegi, kes on kindel sidumispartner ja võib-olla harjutada siis nagu intiimsemas stseenis või ja internet on ka ju igal pool on igasugu asju täis, et neid kursusi, mida vaadata või mingisuguseid videosi, mida teha, et alguses võtta lihtsamad ette ja neid harjutada. Just, kuidas kellelegi vaja. Just, et ühesõnaga, et natukene saada põhja alla ja siis teie juures saab käia seal iga kord kuus. Et ma soovitan ka, et kindlasti mingi et ka minu shibari.ee lehel on olemas igast allikad, kust saab ligipääsu, kust saab mingid põhiteadmisi, et tõesti shibari on võib olla natuke ohtlik, et seal tuleks teada, kus need närvid asuvad ja et kuidas siduda niimoodi, et teisele viga ei tee läbirääkimist ja muud asjad, et see tõesti nagu, et peaks hea läbida mingi algkursus. Võib-olla see ka, et kui on ise ka vahepeal oli mingi pikem paus, 2-3 kuud, et see uuesti pihta hakkamine on ka jälle nagu siuke, tuleb jälle baasasjad korraks läbi teha ja ka mitu korda, et see kipub ununema. Et siuke regulaarsus mingil määral nagu aitab seda elus hoida. Ja siis on teil plaan hakata mingi aeg ka jamme tegema siis, et see on siis nagu need playpartid nagu siis põhimõtteliselt või? Me uurime, vaatame, et ütleme nii, et nagu kõige sidumiselgi, et go with the flow, et kui inimesed küsivad ja selle vastu on huvi, et siis miks või mitte, et me oleme avatud korraldama, et nagu leiab huvilisi ja soovijaid, siis jumala eest, võime uue traditsiooni alustada. Super, kõlab hästi. Nii, ühesõnaga
kontakt saab sinuga siis Shibari, Tartu Shibari Facebookis ja ja saab Messengeris saab kirjutada ka, et üldiselt siuke päeva jooksul proovin ikka vastata, et seal saab ilmselt jah kõige kiiremini. kuule, aga aitäh sulle tulemast saatesse ja edu sulle Tartu kommuuni loomisel. Aitäh, Olavi, aitäh, et sina sihukest asja teed ja Shibari nagu kuidagi, ma ei tea, koos hoiad või siukse vihmavarjuna, et huvilisi kokku tood ja seda me sa teed, aitäh!